Joke. See kaamera on reaalselt mähkmepaki otsas hetkel. Vann ja siis mähkmepakki ma panin siia otsa praegu sulle. Aga mul on täielik ööseti nagu, mõned ööd on nagu väga okeid ja teised ööd on nagu täiesti niimoodi, et anna otsad. Et tänane öö oli küll, et und absoluutselt ei ole, kui asendit ei leia, siis oled ühe nii-öelda külje peal, siis hakkab puus mingi hetk valutama, siis lähen seljale, siis hakkab nagu, kõik hakkab kõrvetama ja jah, ühesõnaga ei toimi see asi nii-öelda täna öösel eriti nagu niimoodi, et hommikupoole võib-olla sain 1,5 tundi nagu sügavat und, aga terve öö käis üks mööl nagu põhimõtteliselt, et ma käisin vetsus, tulin tagasi, ei saa magama, vaatan lakke ja kõike niimoodi ja Hendrik oli nii kahju minust ka sel hetkel. Aga jah, käisin täna kaubanduskeskuses ja ostsin viimaseid asju. Ma tunnen kogu aeg tuleb midagi juurde, et beebil mängumatti pole põhimõtteliselt. Et kogu aeg tuleb midagi nagu juurde, et on vaja. Ostsin hästi palju snackse ja asju haiglasse ja ostsin mähkmepaki, mis ma just näitasin juurde, et me katsetame erinevaid mähkmeid siin. Et vaatasime 3 erinevat firmat on praegu ostatud kokku. Eks vaatame, mis nendest kõikidest sobib, ma ei tea. Aga ma olen siin panemas kokku praegu mähkmelaua nii-öelda siis korvikest. Kõigepealt tunnen nagu, ma ei tea, kas te olete näinud seda reelsi, kus inimesed laevad nagu raha põhimõtteliselt mähkmeid. Mähkmed siin, Burp Gloves, panin siia sisse. Kidsmeti poolt siis D-vitamiin beebile. Siis lahus vedelik, ma ei tea, mis eesti keeles on, Eestis on ka lahuseid niukesi, et puhastada silmi ja kõrvu, beebi nii tepu, ülikreem, mis iganes, me võtsime väikse pudeli, siis me proovime ära katsetada, mis nagu toimib, siis Knife'i body lotionit, Eestis väga soovitatakse seda, ma usun, et sellepärast ma võtsin ka suurema paki, ma võtsin Amazonist termomeetri, mis oli 16 €. Ma tean, et Eestis on mega kallid kõik. Ja siis need tikukesed, et puhastada. Ja meil on mänguasi siin. Ostsin ka niisugused, et puhastada nagu niisugused väiksed lapikesed silmi ja niimoodi. Et see on Amast, selle võiks kliimida kinni. See on Chainist ostetud. Et ühesõnaga, that's what I'm doing right now. Yeah. Kiiresti siis seda kapikest, mille ma kokku panin nii palju, kui ma suutsin panna praegult. Ja ma arvan, et põhimõtteliselt tegelikult, kui beebi täna tuleb, siis tegelikult see mähkmislaud on nii-öelda valmis enda töö tegemiseks. Ma ostsin Amazonist niisugused taaskasutavad alused, et 6 tükki on mul neid. See on veekindel ja siin on nagu pehme. Siin on pehmed või kuidagi salfakad nagu, tavalised salfakad sees praegult. Siit alt paned sisse. Siin on niisugused väiksed rätikud, ehk siis silmade puhastamiseks. Saab siit vedelikuga. Kreem, termomeeter, siis niisugused stikid, pampersid, mänguasi. See on Lidl Urbi poolt niisugune raamat. Siin on nõmedasti see kapp ja nagu tegelikult nagu see osa siin tegelikult seda ma ei saagi kasutada. Ehk ma panen siia alla nagu storage, ma panen siia karbid veel muretsema. Et siin on nagu prügikasti, kiled ja mis iganes. Sorteerin selle siin kõik ära, aga seda poolt saab kasutada. Ma olen siia mähkmed ritta pannud 2 erineva firma omad praegult. Mul on niisugune eemaldaja, niisugune plastmassis siia läbipaistev vahele pandud. Ma olen seda sama kasutanud siin, et kleepinud ühele poole ja teisele poole. Tavaliselt inimesed panevad karbid siia, aga ma mõtlesin, et nagu tegelikult miks mitte panna see, et eemaldab samamoodi ja teeb samamoodi oma töö ära. Ma olen ostnud neid 6 tükki Amazonist. Siin on Burp Gloves. Panin korvikese sisse praegult siin. Ja teises sahtlis on siis riided.
see on tegelikult newborni oma, mul on mitmed komplektid on tegelikult haiglakotis hetkel, sellepärast ongi see tühi siin. See on 1-2 kuud ja 2-4 kuud. Et kõik need siin on tegelikult komplektid juba valmis pandud, et ma lihtsalt pean võtma ja siis on valmis tehtud juba. Siin on sokid, need on 3-12 kuud ja need on newborni omad. Ilmselt mul ei ole piisavalt, aga it's a start. Siin on kindad ja mütsid. Ja siis meil on Perf Gloves. Need on Eston Kiitsi poolt ka samamoodi. Ja vot selline. Vau, ajas niimoodi higistama praegu see filmimine. Täiesti lõpna. Ühesõnaga, laud on põhimõtteliselt tehtud. Et that's the version how it's going to be. Märjad lapid on ka mul täitsa siin olemas. Et neid ma ei unustanud. Lihtsalt välja selgitama, kuidas seda kõike panna ja asetseda. Me lähme Hendrikuga Hendriku sugulase juurde õhtusööki sööma. Ja kus on pisikene laps ka, 1-aastane. Ma pean lille minema ostma kiiresti. Ma olen lihtsalt nii väsinud. Aga ma tulen järgmistes videos tagasi, kui ma pean haiglakotti pakkima, mis mul endiselt on pakkimata. Ma olen juba emaduspuhkusel olnud 1,5 nädalat ja mul on endiselt pakkimata. Aga it's getting there. It's close. Näeme. Tšau! Ma olen nutetud välja ja ma olen nutetud natukene, pean tunnistama. Sellepärast, et eile toimus mul baby shower ja ma endiselt vaatan seda videot, kuidas nad üllatasid mind baby showeriga. Ta jääb mind nutma endiselt, kuna ma ei oodanud seda absoluutselt. Ma ei oodanud, et tüdrukud teevad midagi mulle. Okei, ma panen teid sinna. Hakkan ise valmis sättima. Samal ajal räägin siis teiega. Et ma üldse ei oodanud, et tüdrukud teevad mulle midagi. Eelkõige olles rahvusvaheline välismaal, siis muidugi minu, ma ütleks, et põhisõbrad või siis mul ei ole nagu nii-öelda parimat sõpra, mul on parim sõber ongi Hendrik mul, aga põhisõbrad ikkagi on tegelikult Eestis. See tantsugrupp, mida ma olen siin loonud, nad on kõige lähedasemad inimesed mul siin Taanis. Ma leian, et seda on nii raske leida uusi sõpru, kui oled täiskasvanu ja avad end uutele inimestele. Aga tantsu community või kogukond siin Taanis tegelikult on minu perekond. Ma ütleksin niimoodi, et ma läheks igaühega nii-öelda kohvile ja päris ei ole nagu sellel levelil, aga me oleme nii kuidagi perekond siiski, et saame kokku ja räägime sügavamatel teemadel nii-öelda. Et me teame enda raskustest ja perekonnaseisust ja lastest ja mis iganes. Aga ma ei oodanud seda, et nad teevad mulle baby showeri eile. Hendrik oli kuidagi 2 päeva jooksul, ütleme nüüd, aga ma ei pannud sellele suurt tähelepanu, sest ma mõtlesin, et mul nagu baby shower see ei toimi. Kohe kindlasti ei toimi. Et ma olen juba selle maha matnud ja kõige naljakam selle kõige juures oli see, et mul tegelikult pidi sõbranna tulema külla kella 5, mis tõttu tegelikult ma tegin hommikul veel koogi näiteks. Koristasime korter ära, minu jaoks jumala normaalne, me koristame korter ära, kuna mul tuleb külaline põhimõtteliselt. Nagu midagi nagu suspicious ei olnud, tegelikult seal mängis nii hästi Hendrikule välja, sest Hendrik pidi nagu selle eest hoolitsema, et ma saaksin kodust välja. Ainukene kahtlane asi selle kõige juures oli see, et Hendrik ütles, et tavaliselt iga pühapäeva hommikul me läheme trenni. Eile oli siis nii, et lähme natukene hiljem, et teeme nagu põhiasjad ennem ära. Ma nagu, et põhiasi on üks nendest on trenn, et miks me trenni ei tee nagu hommikul ja miks me lähme kella 4 paiku, mis on nagu päris hiline aeg, kus tegelikult tahaks juba lõsutada ja natukene puhata. See oli nagu ainukene kahtlane koht nii-öelda selle kõige juures. Päeva lõpuks ma olin okei, et lähme siis kell 4 nii-öelda. Jah, siis tulime koju ja siis ma olin spordiriietes ja tüdrukud olid seal nii-öelda. Ja selle kõige taga tegelikult oli 15-20 inimest. Nagu mis on crazy. Ei olnud mingi crazy niimoodi, et ma pidin mingi beebitoite sööma ja kõike niimoodi. Mõned mängud olid, nautisime. Õnneks ma tegin koogi hommikul enda sõbrannale, kes pidi külla tulema, kes endiselt tuli ja võttis sellest kõigest osa. Issam, kuidas see mantel ajab mind higistama, pean välja vahetama selle.
nii, ma vahetasin välja, ma panin sellise kleidi, mis on Free Spirit. Natukene irooniline, olles rase siin hetkel. See on minu lapsepõlve kleit ja see on üks ainukesi, mis on mega mugav mul seljas hetkel. Mis mul siis tänane plaan on? Eile saime 38 nädalat täis. Ehk siis teoreetiliselt järgmine nädalavahetus peaks beebi tulema. Kas ta tuleb? Seda me ei tea. Elu näitab, kas ta tuleb varem, kas ta tuleb hiljem. Me avastasime, et selle nädala lõpuni statistika põhiselt sünnitavad ainult 10% naisi. Ehk siis chance, et sünnitada nii vara on päris low. Kuna mul ei toimunud maternity pildistamist ja ilmselt ei toimi ka järgmiste päevade jooksul. Ma teen ise endale maternity shoot'i, kuna mul on endal kaamera siin olemas. Loodetavasti siis teeme perepildi, kui beebi on juba siin. Siis professionaalse fotograafiga, et see on ta siht. Ühesõnaga, ma teen ennast valmis. Me teeme paar pilti siin ja siis me läheme linna ja proovime erinevaid tugitoole, kuna mul on vaja breastfeeding tugitooli. Aga ma näitan teile ka, kuidas kaunistused ja kõik välja nägid. Jah, nüüd on asjad juba maha kukkunud, aga siin olid hästi palju õhupalle igal pool. Siin on baby shower. Silt on öösel maha kukkunud. Baby shower. Silt oli siin niimoodi rippumas. Ja kuna meil on voodid siin, siis jah, nii see oligi põhimõtteliselt. See on nagu segasuma suila voodi ja hoiab meil asju. Keegi kinkis veel sellise, kuna me kutsume pisikest pumpkiniks. Saime kinke, hästi armsaid kinke saime siin. Sellise mõjusa kampsuni. Ja ühesõnaga õhupallid, kaunistused. Siin oli mega kaunistus siin laua peal, et nad tõesti panid effortit selle kõige alla. Nii, mõned pildid tehtud ja teen endale lõuna ja siis lähme ilmselt välja, et kell on juba 1. Ehk siis päev on lihtsalt niimoodi jälle läinud, ehk leiame midagi soodsat, et need on nii kallid lihtsalt, ma ei tea, kas ma olen selle fänn. Siin nagu pole ühtegi tuge siin taga. Vaatame järgmist. See on sama mudel. Kui muutus. Selline karvapall. Kõige koledam tool on kõige mugavam, nagu tavaliselt. Tuli muude poodi. Ma ei tea. Yes or no. See on samamoodi suur auk. Ehk pati on siia vaja. See ei ole nagu mega pehme. Aga vähemalt see on stiilsem kui teised variandid.